Iga päev avastavad arheoloogid kusagil maailmas iidseid eseneid. Inimesed kaovad ja kuritegusid pannakse toime. Kuigi enamik neist sündmustest on tavalised ega ole sugugi ebatavalised, jätavad mõned neist eksperdid ja võimud nõutuks ning nende juhtumite saladused ei pruugi kunagi lahendust leida. Number 10. Enamik autoreid ei püüa mitte ainult oma lugejate elus midagi muuta, vaid nagu inimloomusele omane, otsivad nad ka tunnustust oma töö eest, sest mõne raamatu või näidendi kirjutamine võtab aastaid, kui mitte aastakümneid. Kuid üks autor näib üldse mitte soovivat rambivalguses olla, sest tema tõeline isik on siiani teadmata ning paljud teadlased on asjatult püüdnud välja selgitada, kes ta on. Selle näitekirjaniku isiku tuvastamiseks on välja pakutud palju nimesid, kuid keegi pole suutnud tema tõelist isikut tõestada. Paljud Martini kaasautorid usuvad, et ei näidendeid kirjutab naine, kuna nad tunnevad, et tema loomingul on eriline naiselik hääl, kuid see jääb ilmselgelt vaid puhtaks spekulatsiooniks. Tema esimene läbimurdeline näiden, Talking With, on monoloogide kogumik, mis lavastati Louisville'i näitlejateatri Humana uute Ameerika näidendite festivaalil. Pärast selle näidendi esietendust sai Martin üle riigi tuntuks, kuigi keegi ei teadnud, kes ta on. Mõned allikad väidavad, et ta sündis Kentucky osariigis, kuigi nad ei ole selgitanud, mis neid sellele järeldusele viis, kuna ta pole kunagi nõustunud intervjuusid andma ega avalikult oma loomingut tutvustanud. On oletatud, et Jane Martin on varjunimi John Jorrell, Washingtoni ülikooli draamaprofessorile, kes on oma nime all lavastanud mitmeid näidendeid. Kui temalt selle kohta küsiti, on Jory avati eitanud, et ta oleks see muistatuslik autor, kuid arvatakse, et ta võib teada autori tegelikku isikut, kuna ta on öelnud, et naine ei saaks oma näidendeid lavale tuua, kui tema päris nimi avalikuks tuleks. Paljud teadlased pidasid huvitavaks, et ta otsustas Martinist rääkides kasutada naissoost asesõna, mis viis veelgi suuremate spekulatsioonideni. Mõned usuvad, et ta võib silmas pidada oma abikaasat, Marcia Dixie Jory't, ning osa spekuleerib, et Martini looming võib olla abielupaari ühine töö. Olgu kuidas on, Martini näidendid on aastakümnete jooksul tööstuses palju kõmu tekitanud. Neist üks kannab pealkirja Keely and Two. 1993 aastal sai sellest kogu Ameerika Ühendriikides enim mängitud uus näidend ning see võitis Ameerika teatrikriitikute assotsiatsiooni poolt välja antud parima uue näidendi auhinna. See kandideeris ka Pulitzeri draama auhinnale, kuid ka paljud tema teised näidendid pälvisid palju tähelepanu. Anton and Show Business ning Jack and Jill võitsid mõlemad uue parima näidendi auhinna ning peagi sai selgeks, et Martinil on tõeline anne, mitte tegemist pole ühe hitiimega. Tema näidendid käsitlevad sageli keerulisi ja vastuolulisi teemasid, nagu poliitika ja sotsiaalsed vapustused, mis toimuvad konkreetses linnaosas. Tema anonüümsus on võimaldanud tal käsitleda poliitiliselt ebakorrektseid teemasid ning samuti võimaldab seda otsekoheselt väljendada oma mõtteid kaasaegse ühiskonna olukorra kohta. Isegi tema humoorikamad näidendid sisaldavad satiiri teatrimaailma kohta ning teised näitekirjanikud on kiitud teda publiku kaasamise oskuse eest. Praegu jääb Martini isik saladuseks ja me ei pruugi kunagi teada saada, kes ta on. Mõned inimesed usuvad, et see mõistatus tulekski vahendamata jätta ning et ta tuleks rahule jätta, et ta saaks end anonüümselt väljendada. Number 9. Arheoloogidel on väga huvitav, kuigi töömahukas amet, mis sageli viib selliste artefaktide avastamiseni, mida pole kunagi varem nähtud. Pealegi aeg-ajalt komistavad nad millegi otsa, mis jätab nad täiesti nõutuks. Näiteks pronkseseme, mis avastati Alaskal 2011 aastal. Sel aastal kaevas uurijate rühm Cape Espenbergi piirkonnas, kui nad hakkasid avastama metallist esemeid, mis ei oleks tohtinud selles piirkonnas eksisteerida, ning saladus, kuidas need sinna sattusid, on siiani lahendamata. Projekti juhtis John F. Hoffaker, kes oli peamine uurija, ning Owen K. Mason, rühma kaasuurija. Mõlemad olid pärit Colorado ülikooli Boulderi Arktika ja Alpide uurimisinstituudist ning nad ei oleks kunagi osanud oodata, et leiavad need kummalised esemed, kui väljakaevamised algasid. Nendes salapäraste veidude hulgas oli luust kalapüüdi peibutis, millel olid rauast valmistatud silmad, vasest nõel, kalapüüditarvikud vasest konksuga, silindrikujuline vasest helmes, väike tükk vasest lehte ja mingi katkise vasest pandlatükk. Kuigi need avastused võivad tunduda nagu iga teinegi, mida maailmas iga päev tehakse, olid arheoloogid nende leidmisel vaimustuses, sest need esemed andsid neile varem teadmata teavet.
Künad need esemed olid valmistatud sulatamise teel saadud metallidest. Teame nüüd, et Euraasia metallid toodi üle Beringi väina Põhja-Ameerikasse juba ammu enne seda, kui see manner oli Euroopa rahvastega kokku puutunud. Kuid paljud küsimused jäid endiselt õhku. Pärast seda, kui esemeid analüüsiti energiadispersiivse röntgenfluoreszentsi abil, selgus, et õngekonks, nõel ja vaskplaat olid valmistatud peaaegu puhtast vasest. Kuid pole veel kindlaks tehtud, kas see vask pärines koha pealt Alaskast või toodi see sinna mujalt. Mis puudutab helmest ja pannalt, siis on kindel, et need olid valmistatud sulatamise teel saadud metallisulamitest. Leiti, et need sisaldasid pronksi, mis on vasesulam, pliid ja tina. Pannalt sisaldas ka väikest kogust arseeni ja hõbedat, samas kui helmest koosneb peamiselt pliist, kuid sisaldab ka tina ja vaske. Panel on ekspertide seas kõige rohkem elevust tekitanud, kuna arvatakse, et see valmistati vormi abil. Ühtegi sellist eset ajaloollisest ajast pole Alaskal kunagi avastatud ning tänu väikesele nahatükile, mis leiti pannale külge kinnitatuna, sai teha radiosüsiniku dateerimist. See dateeriti aastatesse 1165 kuni 1460 B.C. ning teadlased mõistsid, et see sarnaneb väga nende pannaldega, mida kasutati hobuserakmete juures Hiinas 1–6 sajandit. Kuigi need avastused on tekitanud palju elevust, on need jätnud ka eksperdid segadusse. Kuni selle paiga väljakaevamiseni arvati, et sulatamise teel saadud metallist esemeid hakati selles piirkonnas tootma alles pärast Euroopa maade avastajate saabumist. Kuid nüüd on teada, et see ei vastanud tõele ning et inimesed, kes elasid Alaskal ajaloolisel ajal, olid saanud need metallid tundmatust allikast. Väljakaevatavad majad jäeti maha enne aasta 1850 ning leiti, et need olid ehitatud kivist, mis oli toodud mujalt Alaskalt, kuna selles piirkonnas sellist kivi ei leidu. Majad ehitati luidetele, mis eksisteerisid selles piirkonnas tuhandeid aastaid tagasi ning nende elanike kohta on väga vähe teada. Koha peal tehakse täiendavaid uuringuid ning aja jooksul võime rohkem teada saada seal elanud inimeste ja nende kasutatud tehnikate kohta, millega need kummalised esemed loodi. Number 8. 1800 alguses seivas Nova Scotia ranniku vetes piraadilaev nimega Young Teaser ning iga laev, mis sellega kohtus, pidi kas põgenema või lahingusse astuma. Young Teaser oli piraadilaev, mis ründas kõiki Briti laevu, kellega ta kokku puutus ja enamasti viis selle meeskond pärast lahingut minema kogu vaenlase laeva lasti, mis kas müüdi suure kasumiga maha või kasutati piraatide endi poolt. See laev, Cunard, ehitati New Yorgis 1813 aastal. See oli 75 jalda pikk, vaskerega ja kaalus umbes 124 tonni. See oli varustatud mitme kahuriga ning vööris oli hirmuäratav avatud lõugadega alligaatori pea agressiivses poosis. 1812 aasta sõja ajal seilas laev Mahoney lahe piirkonnas, kuna seal oli palju lahtesid ja saari, mis pakkusid meeskonnale peidukohti, kus nad said ootamatult Briti laevadele kallale tungida. Asja tegi hullemaks see, et enamik rünnatud laevu olid täiesti relvastamata ning nende meeskonnal polnud muud valikut kui kohe alla anda või lõppeda väga halvasti. Kui vaevad olid üle võetud ja nende last Young Teaserile ümber laaditud, purjetati need Bostonisse, kus need maha müüdi. Captain Frederick Johnson oli seistud vanema laeva nimega Teaser roolis. Ta oli varem arreteeritud, kuid vabastati tingimisi pärast lubadust mitte kunagi enam ühtegi Briti laeva rünnata. Kuid pärast Ameerika Ühendriikidesse naasmist haaras teda taas armastus kaperdamise vastu. Ta liitus laeva Young Teaser meeskonnaga, mis oli nimetatud tema vana laeva järgi ning ülejäänud meeskond ei sallinud teda kohe, kirjeldades teda kui ebaviisakat, vastikut ja halva iseloomuga meest. Sellegipoolest teenis ta laeva esimese leitnandina ja hakkas koos oma 36 kaasmeeskonna liikmega merel seilama. Ta teenis kapten W.B. Dobsoni alluvuses, kes oli tol ajal tuntud piraat, ning vaev alustas oma esimest reisi 10. mail 1813. 3 päeva hiljem tuvastasid nad oma esimese sihtmärgi ja alustasid rünnakut Briti laeva Invincible Napoleon vastu. Selle laeva meeskond tegi kriite põgeneda ja alles pärast 5-tunnist järitamist jõudsid piraadid neile järele. Invincible Napoleon võeti kinni ja müüdi siis oksjonil Portlandis, kuid 2 nädalat hiljem seisis Young Teaser silmitsi raske väljakutsega. Captain Dobson oli esitanud HMS La Hogue meeskonnale duellikutse ja väljakutse võttis vastu Captain Capel.
Dobson mõistis peagi, et oli teinud vea ja üritas põgeneda, kuid britid asusid teda jälitama. HMS La Hugega liitusid veel 2 fregati, Orpheus ja Castor, ning Dobson ei teadnud sellest midagi. Halifaxi lähedal maal olid suurtükimehed valmis juhuks, kui Young Caesar üritab lahesoppi põgeneda. Dobson suutis laeva 18 tundi vee peal hoida ja lõpuks juhtis selle madalasse vette, uskudes, et suuremad alused ei saa talle järele tulla. Nipid näisid toimivad, kuid kapten Cabell käskis siis oma meestel laevapaatidega jälitama hakata, igaühes kahur. Dobson purjetas Chester Harborisse, kus laev jooksis madalikule Quaker Islandi lähedal. Lieutenant Johnson teadis, et kuna ta oli oma lubadust murdnud, ootaks teda tabamise korral kindel hukkamine. Nii et ta tegi midagi mõeldamatut. Nähti, kuidas ta jooksis laeva pressirohuvarude poole, hoides ühes käes tulistrit. Ükski meeskonnaliige ei üritanud teda peatada ja Johnson surus süsi püssirohu sisse, mille tagajärjel toimus tohutu plahvatus, mida oli tunda kuni 12 miili kaugusel. Ellujäänud, sealhulgas kapten Dobson, jõudsid maale, kus nad aristusid. Mõni tund hiljem oli Young Caesar lainete alla vajunud. Umbes aasta hiljem hakkasid meremehed aeg-ajalt teatama, et näevad selles piirkonnas kummituslaeva seilamas. Leiva nähti alati leegitsemas, mistõttu sai see hüüdnimeks Caesar Light, kuna usuti, et see on Young Caesar, kes naaseb enne, kui haihtub olematusse, just kui poleks teda kunagi olnudki. Number 7. Codex Selden on El Colonialne Mixteci, accordion raamat Lahakast, Mehhikost, mille John Selden omandas umbes 1616 aasta. Enne seda kuulus see prantsuse kosmograafile André Tevele, kes müüs selle inglise autorile nimega Richard Acloyd. Acloyd andis selle Samuel Purchasile, kelle kohta öeldakse, et ta jättis selle oma pojale ja müüs seejärel Seldenile. 1659 aastal jättis Selden koodeksi Oxfordi ülikooli Bodleiani raamatukogule ja sellest ajast alates on teadlased seda põhjalikult uurinud. Koodeks sisaldab teavet Geltepeki dünastia sugupuu kohta 10. kuni 16. sajandini. Ja arvatakse, et see oli kunagi osa palju suuremast dokumendist, mis tõenäoliselt hoiti valesti, mille tulemusena see hävis või hävitati see Azteekide impeeriumi Hispaania vallutuse ajal. Samuti arvatakse, et koodeksi säilinud osa sisaldas selle lõppu, mis on dateeritud aastasse 1556. 1656 aastal suri Selden ja ta jättis oma raamatukogu Oxfordi ülikoolile. Koodeks lisati sinna ja seda saab tänaseni vaadata Bodleiani raamatukogus. Kuid 1950-ndatel tehti veel üks tähelepanuväärne avastus. Kui üks teadlane uuris koodeksid, kriimustas ta seda kogemata ja avastas, et selle all oli veelgi vanem dokument, mis oli kaetud kipsi ja kriidiga. Kuid teise dokumendi uurimiseks ei saanud eriti midagi teha, sest kõik katsed seda paljastada oleksid hävitanud Seldeni koodeksi. Aastakümneid said eksperdid vaid oletada, mida teine dokument sisaldas, kuid 2016 aastal tehti mõningast edusamme. Raamatukogu eksperdid hakkasid kasutama tehnoloogiaid, et paljastada osa dokumendi üksikasju, ning nad alustasid selles sisalduvate 500 aasta vanuste kujutiste lahtimõtestamist. Nad kasutasid hüperspektraalset pildistamist, mis paljastas mitu piktogrammi kahjustamata uuemad koodeksid. Nad avastasid, et need kujutised ei ühti teiste leitud Mixteci käsikirjadega, kuna need sisaldavad tegelasi, kes kas istuvad või seisavad, kuid kõik vaatavad samas suunas. Kuigi see pole iseenesest tähelepanuväärne, ei ole tüüpiline, et vanemas dokumendis on kujutatud nii mehi kui ka naisi, ning teadlased on jäänud mõtlema, mida see dokument peaks kujutama. See sisaldab üht konkreetset tegelast, kes näib olevat teistest silmapaistvam ja tähtsam. On spekuleeritud, et see kuju on seotud Mehhikos asuvate Zašila ja Teozacualco arheoloogiliste paikadega, kuid seda pole veel kinnitatud. Mõned teised pildid kujutavad inimesi, kes kõnnivad ringi kõnnikeppidega, punaste juustega naisi ja jõgede nimesid. Loodetakse, et täiendavate hüperspektraalsete kujutiste või uute tehnoloogiate abil saab neid pilte põhjalikumalt uurida ning vanema dokumendi tegelik eesmärk ja tähendus avalduvad. Number 6 Krahv St. Germain. 18. sajandil elanud seikleja, keda paljud peavad üheks kõigi aegade salapärasemaks ajalooliseks tegelaseks. Keegi pole suutnud tema tõelist isikut kindlaks teha ning teada on vaid tema hüüdnimi Wonder Man, mis tähendab imemeest. Samuti on teada, et teda palkas diplomaadina Prantsusmaa Louis XV ning ta oli üsna jutukas.
Tegelikult öeldakse, et Giacomo Casanova ärritus San Germani peale, kuna viimane ei lõpetanud rääkimist, kui nad koos õhtusöögil viibisid. Kriigi nende aastate jooksul, mis ta Prantsusmaal veetis, hakkasid paljud inimesed uskuma, et ta on surematu, sest ta ei jäänud kunagi haigeks, ei vananenud ning teadis asju, mida keegi teine ei teadnud. Saint-Germaini enda sõnul oskas ta vähemalt 12 keelt vabalt rääkida ning suutis vastata peaaegu igale ajaloo küsimusele ilma pikemalt mõtlemata. Ta oli erakordselt andekas muusik ja väitis, et tal on ülimad teadmised alkeemiast, mille ta omandas 100 aastate jooksul. Ta lisas, et suutis noor väljena tänu maagilisele eliksiirile, mida ta jõi, kuigi keegi polnud seda segu kunagi näinud ega näinud teda seda tarvitamas. On teada, et ta ilmus Euroopasse 1740 aastal, justkui ei kusagilt. Iga kord, kui temalt küsiti, kust ta pärit on, keeldus ta vastamast ning esimene asi, mida ta tegi, oli ümbritsevate inimeste lummamine oma muusikaliste oskustega. Tema otsus jääda anonüümseks tõi siiski kaasa mõned probleemid. Suurbritannias oli puhkemas ülestõus ning kui Saint-Germain reisis sinna ilma isikut tõendavate dokumentideta või selgituseta, kes ta on, süüdistati teda spionaažis ja ta arreteeriti. Lõpuks vabastati ta kahtlustest ning spekuleeriti, et ta võib olla itaallane, portugallane, poolakas või hispaanlane. Samuti väideti, et ta abiellus Mehhikos rikka naisega ning varastas kõigepealt kogu tema ehtevara, enne kui põgenes Konstantinoopolisse, mis seletaks, kust tema raha pärines. Teised arvasid, et ta võib olla preester, professionaalne viiuldaja või aadlik kaugelt maalt. Ühel hetkel kolis ta Hollandi Vabariiki ja 7-aastase sõja ajal püüdis ta vahendada rahulepped Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel. Seejärel naasis ta Kesk-Euroopasse, kus ta vesles nii paljude inimestega kui võimalik, mängis oma viiulit rahvahulga rõõmuks ja jagas oma näiliselt lõputuid teadmisi peaaegu igal teemal. 1780-ndatel hakkas ta töötama prints Karl von Hessen-Kasseli heaks ning veetis suurema osa ajast alkeemiliste katsete tegemise ja erinevate kangaste värvimisega. Väidetavalt suri ta lõpuks, kuid mitmed inimesed teatasid, et nägid teda aastaid hiljem. Veel meenutas Grafinna von Georgi, et kohtas kord San Germain ja märkis, kui palju ta meenutas teist meest, samuti nimega San Germain, keda ta oli kohanud umbes 50 aastat varem. Saint-Germain kinnitas, et oli tõepoolest see mees, keda ta tol korral kohtas ja seetõttu on lihtne mõista, miks nii paljud inimesed uskusid, et ta on surematu. Tema tõelist isikut ei suudetud kunagi kindlaks teha ning Saint-Germain jääb 18. sajandi üheks kõige salapärasemaks meheks. Number 15. Palais-valvur Gil Perezi lugu on väga raske uskuda, kuid mitmed inimesed olid selle mehega seotud kummaliste sündmuste tunnistajaks ja kinnitasid, et ta suutis kuidagi teleportreeruda, ükskõik kui uskumatusega ei tunduks. See kummaline sündmus leidis aset 25. oktoobril 1593. aastal ning tol ööl toimus Filipiinide Manila linna kuberneri palees väga vähe ja üks meestest, kes seisis valvet palees sissepääsu juures, võitles unega. Öeldakse, et see oli soe ja niiske õhtu, mis muutis igavuse veelgi talumatumaks ning lõpuks kaotas ta selle võitluse. Ta haigutus pidurdamatult ja peagi muutusid ta silmad liiga raskeks ning ta vajus hetkeks unne. Ta teadis, et kui teda magamas tabatakse, satub ta suurtesse raskustesse, sest kuberner Gomez Perez Dasmariñas oli eelmisel päeval mässu käigus mõrvatud. Ja kõik valvurid, kes olid Filipiinide Guardia Civili liikmed, pidid olema eriti valvsad. Aga Perez oli juba hetkeks, nagu ta ise väitis, palee seina najal tukastanud. Kui ta ärkas, ei suutnud ta uskuda, mida ta nägi. Paleed polnud enam olemas ja ta ei tundnud oma ümbrust ära. Ta märkas ka lähedal sõdureid, kellel olid täiesti teistsugused vormiriided kui tal endal. Ja niipea, kui nad teda märkasid, muutusid nad kahtlustavaks. Nad lähenesid Perezele ja küsisid, kes ta on, kuid on mõistetav, et kui ta selgitas, et on Filipiinidelt, kahtlustasid nad, et ta on spioon, kes tabati teolt ning ta arreteeriti. Hiljem tuli välja, et Perez oli kuidagi hetkega reisinud Mehhikosse, mis asub umbes 14 000 miili kaugusel paleest ning ta ei osanud seda kuidagi seletada. Van Glass olles üritas ta seletada, mis juhtus, kuid tema palved jäid kurtidele kõrvadele. Ta selgitas ka, et oli valves pärast kuberneri hukkamist. Kuid uudis sündmusest polnud veel Mehhikosse jõudnud ja seetõttu arvasid tema vangistajad, et ta valetab. Nad uskusid, et ta ütleb ükskõik mida, et oma vabadust saada ja mõned süüdistasid teda isegi kuradi kaasosaliseks olemises. Mitu kuud hoiti teda vangikongis, kuid siis said Mehhiko võimud lõpuks teada kuberneri surmast.
Tema vangivalvurid ei teadnud nüüd, mida temaga peale hakata, sest oli selge, et ta oli tõtt rääkinud, kuid arvestades tema väiteid, oli neil raske uskuda, et ta oli kuidagi silmapilkselt tuhandeid miile teisele poole maailma teleporteerunud. Seda sündmust kirjeldati 1689 aasta ja inimesed hakkasid spekuleerima, kuidas see võimalik oli. Arvati, et ta oli nõidadega mestis ja et tema kaasusalised olid suutnud ta Mehhikosse teleporteerida, kuid see teooria ei andnud mingit seletust, miks seda oleks tehtud. Teises allikas lisati, et Mehhiko võimud said kuberneri mõrvast teada kaua enne seda, kui ükski laev uudistest teatas. Ja arvatakse, et selle info allikaks oli Perez ise. Keegi pole kunagi suutnud seletada, mis Pereziga tol ööl juhtus. Paljud inimesed arvavad, et nende sündmuste jaoks peab olema loogiline seletus, kuid selle juhtumi tegelikud faktid on endiselt saladuse looriga kaetud. Number 4. Läbi ajaloo on paljude autorite teosed erinevatel põhjustel keelatud olnud. Mõned väidetavalt rääkisid tolleaegsete valitsejate vastu. Teisi peeti kas liiga vägivaldseteks või tekitasid need liiga palju vastuolusid, et võimude arvates võiksid need jõuda avalikkuse kätte. Üheks selliseks kirjandusteoseks oli näidend nimega Koerte saar, mille kirjutasid Ben Jonson ja Thomas Nash 16. sajandi teisel poolel. Seda esitati laval esimest korda 1597 aastal ja võib öelda, et see tekitas üsna palju kära. Sel ajal tõlgiti palju kirjandusteoseid, sealhulgas piibel inglise keelde teistest keeltest. Renessanss oli täies hoods ja Inglismaal olid inimesed innukad õppima nii palju Euroopa ja ülejäänud maailma kohta kui võimalik. Seetõttu olid need tõlgitud teosel väga nõutud ning paljud raamatud muudeti näidenditeks, mida esitati avalikkusele. Mõned neist näitekirjanikest lisasid endale lugudele ka oma detaile ning teatrimaastik hattas hoogu koguma. Enne 1559 aastat olid näitlejad tavaliselt vaesed ja rändasid linnast linna, esitades näidendeid, et tagasihoidlikult elatist teenida. Sel aastal otsustas kuninganna Elizabeth I, et näitlejatel peab olema litsents nende näidendite esitamiseks. Ning seega võis igaüks, keden oli selline litsents, lõpuks korraliku elatist teenida. Isle of Dogs esitati esimest korda 1597 aastal Londonis Swan Theatre'is ning see ei läinud hästi. Arvati, et näidendi pealkiri viitas mitte eriti varjatult Placentia paleele, kus kuulujuttude järgi hoiti kuninganna koeri kennelis, kuid see jääb puhtaks spekulatsiooniks. Me ei pruugi kunagi teada saada, millest näidend rääkis, kuid kindel on see, et see tekitas kiiresti pahameelt. Johnson, näidendi peamine autor, arreteeriti kohe koos 2 näitlejaga, kes olid just etenduses üles astunud ning neile esitati süüdistus mässule õhutamises, mis tähendab sõnade kasutamist mässu tekitamiseks. Mis puutub Nashi, siis tema maja piirati võimude poolt sisse ja kõik tema valduses olnud näidendi käsikirja koopiad konfiskeeriti. Arvatakse, et need hävitati ning nende sisu ei saa kunagi teada. Niipea kui Johnson arreteeriti, püüdis Nash end näidendist distantseerida, väites, et tema kirjutas ainult esimese vaatuse sissejuhatuse ning kogu ülejäänu, mis nii palju kära tekitas, oli Johnsoni kirjutatu. Ta lisas, et tunneb kergendust, et näidend keelati ning oleks palju meelsamini soovinud, et tal poleks sellega üldse mingit pistmist olnud. Ta põgenes Great Yarmouthi, kuna see polnud esimene kord, kui ta oli skandaali sattunud ja ta kartis tõenäoliselt, et võib samuti näidendi loomises osalemise eest vanglasse sattuda. Võib vaid oletada, mida Johnston sellest kõigest arvas, kui ta vangikongis istus, sest Nashil oleks olnud palju võimalusi näidendist eemalduda selle kirjutamise ajal, kuid ta otsustas seda mitte teha. Ajaloolasi ärritas kõige rohkem see, et näidendi sisu pole kusagil mujal mainitud. Keegi ei tea, mis põhjustas etenduse ajal sellise pahameele või kas võimude reaktsioon oli tõesti õigustatud. Ja seetõttu on see mõistatus, mida ei lahendata kunagi. Number 3. Golani kõrgustik, mis asub Edela-Süürias, on salapärase ehitise asukoht, mis on jätnud ajaloolased, uurijad ja eksperdid nõutuks alates selle avastamisest 1968 aastal, pärast 6-päevase sõja lõppu. Piirkonna okupeeris Iisraeli sõjavägi pärast Jordaania ja Egiptuse alistamist. Just sel ajal alustasid 2 arheoloogi, Shmaria Gutman ja Claire Epstein, piirkonna uurimist ning tegid märkimisväärse avastuse. Nad avastasid kummalise ümmarguse megaliitehitise, millele anti nimeks hiiglaste ratas ning neil polnud aimugi, kes selle lõi või mis oli selle eesmärk pärast valmimist.
Mõned inimesed nimetavad seda ehitist Iisraeli Stonehenge'iks, kuna see on endiselt saladuselooriga kaetud ja eksperdid püüavad siiani välja selgitada, milleks seda kasutati. Kui eksperdid hakkasid seda uurima, dateeriti ehitis umbes 5000–6000 aasta vanuseks, mis teeb selle vanemaks kui Egiptuse püramiidid. Ehitises on mitu kontsentrilist ringi, mis loodi kuni 40 000 basaltkivi paigutamisega, kusjuures iga kivi asetati käsitsi maapinnale. Suurim välimine ring on umbes 500 jalga lai. Kivid saadi ümbröskonnast tänu vulkaanile, mis on sellest ajast saadik olnud uinunud. Mõned kivid on vaid väikesed kivikesed, samas kui teised on palju suuremad, kaaludes kuni 5,5 tonni. See sisaldab ka 4 väiksemat ringi ning selle keskelt avastasid teadlased matmiskambei, mis on umbes 4,5 meetrit kõrge. Alates selle avastamisest on tehtud palju uurimistööd, kuid kindlat teavet selle kohta, miks ja kelle poolt see ehitati, pole leitud. Seega on see avastus tekitanud palju spekulatsioone ning mitmed eksperdid on esitanud teooriaid selle olemasolu selgitamiseks sarnaselt kurikuulsa Stonehenge'iga Salisbury tasandikul Wiltshire'is Inglismaa. On oletatud, et kivid asetati nii hoolikalt selleks, et päikesekiired joondaksid õigesti suvise ja talvise pööripäeva ajal. Kui see tõesti nii on, võidis ta paika kasutada usulistel eesmärkidel või teatud tseremooniate ajal, mida seal ammu aega tagasi läbi viidi. Üks ekspert on väljendanud oma pettumust selle paiga suhtes, öeldes, et tema ja ta kolleegid on suutnud koguda vaid väikeseid infokilde selle struktuuri kohta, kuid tõeliselt olulised küsimused on endiselt vastuseta. Mõned on oletanud, et see oli ajutine rajatis, mille lõi rändtsivilisatsioon, kes mingil hetkel sellest piirkonnast läbi liikus. Võib-olla asusid nad Golani kõrgustiku lühikeseks ajaks elama ja ehitasid ringid, et seal oma usku praktiseerida. Sellel teoorial on siiski ka omad probleemid. Nii massiivse ehitise rajamine oleks võtnud kaua aega ning see nomaadtsivilisatsioon polnud tõenäoliselt väga suur ja nad oleksid vajanud välistabi. Kui seda tõepoolest kasutati religioossetel eesmärkidel, poleks võõrastel tõenäoliselt lubatud selle ehitamisel aidata. Kuna me ei tea, milleks seda kasutati, on see teooria kinnitamisest kaugel. Selle vanus on üsna kindel, kuna teised samast piirkonnast leitud esemed pärinevad umbes 5000 aasta tagusest ajast. Seetõttu on oletatud, et ehitust alustati umbes 3500 e.Kristuna ja seda täiendati aastate jooksul. Uurimistööd hiiglaste ratta kohta jätkuvad ning aja jooksul võime rohkem teada saada nende salapäraste inimeste kohta, kes elasid selles piirkonnas tuhandeid aastaid tagasi, isegi kui vaid lühikest aega. Sel kohal on Le Chasse Spirituelle, mis tähendab vaimset jahti. See on veel üks ajalooline kirjandusteos, mis on ajas kaduma läinud ning paljud eksperdid ja teadlased usuvad, et see jääbki igaveseks kadunuks. Selle kirjutas Arthur Rimbaud, prantsuse luuletaja ja maade avastaja, keda peetakse üheks suurimaks mõjutajaks tänapäeva luules ning kes sai 19. sajandi sümbolistliku liikumise ajal silmapaistvaks tegelaseks. Ta sündis Kirde-Prantsusmaal ja veetis suurema osa oma lapsepõlvest Charnevilles. Isa hülgas tema ema ja õed vennad, kui Rimbaud oli veel noor ning sellest ajast alates ootas ema, et ta saavutaks elus midagi suurt. Ta hakkas käima Collège de Charlevilles, kus ta osutus väga andekaks õpilaseks, kes avaldas sageli õpetajatele muljed ning ta paistis silma kirjanduses. Varsti muutus ta luulest lausa kinnisideeks ning tema selle aine õpetaja näis kõigi arvates süstivat tema iseloomu teatavat üleolekut. Ta hakkas huvi tundma ka poliitika vastu, kuid luule jäi tema ainsaks tõeliseks kireks. Ta oli väga osav oma kirjutistega lugejate mõtetes kujutluspilte loova, kuid peagi sai ta endale rikutud maine. 1871 aastal viibis ta Pariisis, olles sinna saabunud sama aasta septembris. Ta kavatses sinna jääda umbes 3 kuuks ning võttis vastu pakkumise elada koos tolle aja teise tuntud poeedi Paul Verlaine'i ja tema naisega. Verlaine oli Rimbaud's oskustest nii vaimustunud, et kutsus ta kohe Pariisi, kuid ta ei oleks osanud aimata, kui halb see mõte tegelikult oli. Teda tutvustati tolle aja väljapaistvumatele luuletajatele, kuid selle asemel, et tunda end nende seltskonnas viibimise üle austatuna ja neist õppida, ärritas ta neid hoopis. Ta jõi liigselt alkoholi, pärast mida muutus tema käitumine veelgi hullemaks. Teda võis kuulda karjumas ja ropendamas, tegemas ebameeldivaid märkusi ning käitumas ebaviisakalt Creedi suhtes, kellega ta kokku puutus. Isegi nende suhtes, keda peeti tolle aja parimateks luuletajateks.
Ta oli näiliselt otsustanud elada nii vabalt kui võimalik ega hoolinud sellest, mida keegi temast arvas. Ta alustas suhet abielus Verlainiga, nii nagu arvata võis, põhjustas see suure skandaali. Inimesed süüdistasid Rimbaud Verlaini abielu kahjustamises ja lõpuks selle lõpetamises. Psykoorma all vaevlev ja tervisega kimpus olev Rimbaud otsustas naasta Charlevilli ning ütles Verlainile, et ta räägiks oma naisega, et abielu saaks päästetud. Sellel ajal oli Rimbaud veendunud, et ta sureb peagi ning ta kirjutas rea luuletusi, mida tuntakse kui last verses. Luuletused rääkisid tema igatsusest saada puhastatud, kuna ta uskus, et see vabastaks ta tema kehalistest vaevustest. Ta tundis ka, et ta vaimselt mandub ning väljendas oma soovi vaimseks uuenemiseks. See oli selgelt raske aeg, mil ta kirjutas Le Chassé Spirituel, kuigi see teos valmis ajal, mil tema ja Verlaine olid veel Pariisis. Ühel hetkel otsustasid nad koos Londonisse põgeneda ja kahjuks jättis Rimbaud luuletuse Mothouse'i, kus ta oli koos Verlainiga elanud ning seda ei nähtud enam kunagi. Arvatakse, et selle hävitas tõenäoliselt Verlaini perekond, kellel polnud Rimbaud vastu mingit sümpaatiad ja et see võis olla tema suurim teos, kui Verlaini uskuda. 1949. 1900 aastal teatati korraks selle leidmisest, kuid hiljem selgus, et tegemist oli võltsingu ja pettusega. Siiani on see luuletus kadunud ja mõned ajaloolased väidavad, et seda polegi kunagi tegelikult eksisteerinud. Number 8. Öeldakse, et äris on igasugune tähelepanu, hea tähelepanu. Kuid ühe Washingtoni restorani omanik võib sellega mitte nõustuda, sest temast sai ahistamiskampaania sihtmärk, mis kestis aastaid ja mida pole kunagi lahendatud. Kõnealune restoran kandis nime Marrakesh ja selle omanikeks olid mees nimega Bashir Kuchachi ja tema õde. Nad sündisid mõlemad Süürias ja elasid aastaid Liibanonis, kuid lõpuks otsustasid nad kolida Londonisse, kus nad soovisid alustada uut elu, avades Maroko stiilis restorani. Kui restorani ehitati 1982. Aastal paigaldati sinna telefoniliin ja enne kui asutus üldse avati, algas juba ahistamine. Alguses tundus see üsna süütu. Telefon helises, kuid kui sellele vastati, polnud teisel pool toru kedagi. Kogu aeg kestvate segamistega tüdinenud, otsustas Bashir osta automaatvastaja, kuid siis hakkas keegi jätma kummalisi sõnumeid. Nad kas jäid vait või hakkasid äkitselt maniakaalselt naerma. Mõned sõnumid sisaldasid helisid, mida keegi ei suutnud tuvastada ja kui restoran lõpuks avati, muutusid kõned ainult sagedasemaks ja häirivamaks. Mõnikord sattus iga töötaja, kes telefonile vastas, sõimuvalangu alla. Mõnikord ähvardati neid ja nende peresid surmaga. Teistel juhtudel kuulsid nad taustal relvade laskmist või inimeste karjeid ilma nähtava põhjuseta. Nagu sellest veel vähe oleks, hakkas helistaja mainima konkreetseid sündmusi ja inimesi Bashiri elus ning ta hakkas arusaadavalt muretsema, et keegi järitab teda ja tahab talle halba teha. Mõned kõned ja salvestised kõlasid nagu lapse hääl ning seetõttu hakati helistajad kutsuma l'enfant'iks, mis tähendab laps. Varsti hakkas restoran saama kuni 20 ahistavat kõnet päevas ning Bashir oli täiesti nõutu. Restorani teine haru oli avatud Philadelphias, kus tema õde seda juhtis. Kui ta teda seal külastas, sai helistaja kuidagi teada, et ta on seal ja ahistamine jätkus. Ühel korral tema autot lõhuti ja teisel korral sai ta aru, et keegi oli tema teise auto mootorit rikkunud, täpsemalt süüteküünlaid. FBI sekkus asjasse ja 12 kuu jooksul jälgiti üle 3000 l'enfant'i tehtud kõne. Kõned jälitati Washingtoni piirkonna taksofonideni, mistõttu helistajad ei õnnestunud tuvastada. Kuid peagi avastati, et mitu neist kõnedest tehti erinevatest taksofonidest vaid sekundite vahega ning selgus, et mitu inimest ahistasid Bashiri teadmata põhjustel. Varsti hakkasid need kõned mõjutama Bashiri vaimset tervist ning ta läks raviasutusse, et mõneks ajaks eemale saada. Juhtimise võttis ajutiselt üle mänedžer ning vaid 3 nädalat hiljem ründasid tema poega 2 tundmatut meesründajat. Alles 1993. 11 aastat hiljem ja alles pärast seda, kui juhtumit televisioonis kajastati, lõppes ahistamine. Bashir usub, et ahistamine sai alguse süüdistusest, mis esitati talle 1874. aastal, kui ta rööviti ja teda süüdistati CIA heaks töötamises. Kuid seda ei kinnitatud kunagi ja l'enfant'i isik jääb endiselt mõistatuseks. Aitäh teile, et vaatasite!
Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Aga minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.